tere sulle seal teisel pool ekraani, kui sa oled ristikoguduse keskele kogunenud elutubadesse. Meil on praegu koduteenistuste aeg ja ilmselt lapsed kuskil jooksevad ringi, mingi möll käib, võib-olla sul on võimalik natukene mõne mõtte täna siit kuulata. Aga võib-olla sa oled üldse kuskilt mujalt, võib-olla sa oled internetis vaatamas seda videot või kuskil liikumas punktist A punkti B ja lihtsalt kõrvades midagi kuulamas. Siis aitäh selle võimaluse eest, et ma võin täna rääkida. Ja mõned kuud tagasi siis minu poole pöördus üks ristikoguduse juhtidest ja küsis, et kas ma oleksin valmis rääkima õigeuskliku sõnaraamatu seerias, selliste kodude teenistuste seerias, ise oma telefoni panema siia kuhugi ja salvestama sellise väikse videoklipi. Ja siis see küsimus järgnes, et see teema, mida ma peaksin käsitlema, on siis see, et mida tähendab purjutamine ja prassimine. No, esimene mõte oli see, et suur au, et mind muidugi selle teema eksperdiks peetakse, et mis on purjutamine ja prassimine. Aga võib-olla väikse irooniaga seda siis, et pigem mõte oli see, mis ma tundsin, et see ei ole nagu üldse minu teema. Et ma ei tea, see kogu selline alkoholi teemaga seonduv, et mis ma hakkan sellest siin rääkima. Et ma isegi väga pole mõelnud nende asjade peale viimasel ajal, aga mida rohkem ma siis seedisin seda, siis tuligi võib-olla mõte, et võib-olla just sellepärast ma siis peaksingi selle võimaluse vastu võtma. Ja siis, kui ma hakkasin seda seeriat kuulama siin jooksvalt ka, et Meego rääkis siin voorusest ja hoorusest ja siis Rando rääkis nagu õnnistusest ja needusest, ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et kumba siin nagu siis positiivseks peetakse. Et tegelikult see purjutamise ja prassimise teema, see on mitte päris sünonüümid, aga tegelikult võiks öelda, et need on ühe mündi nagu siis kaks külge, et väga üksteisega tihedalt seotud. Ja võib-olla siis proovime täna vaadata, mida meil siis sellest teemast on õppida. Ja ma usun, et mõnes mõttes see on selline, et ma ei pea hakkama nagu lahti kirjeldama, mis see täpselt see purjutamine või prassimine, ma usun, tähendab detailsuseni. Võib-olla saame seda ka teha, aga kuidagi mõõta või analüüsida seda. Ma võin öelda nii palju, et need kreekakeelsed sõnad, näiteks purjutamine tähendab methe, mis mulle ei ütle mitte midagi, ma pole ka kreeka keelt õppinud, aga nii ütleb tark arvuti. Et see sisuliselt tähendab lihtsalt joobunud seisundit, kus me oleme oma kontrolli üle andnud millelegi muule kui omaenese mõistusele ja käitumisele. Siis sisuliselt alkoholile oleme andnud oma kontrolli üle. Ja see prassimine, komos, on siis sisuliselt selline, tollel antiikmaailmas oli see konkreetne tegevus, kus inimesed läksid siis veini jumala aukselistele rongkäikudele, pidustustele öösel ja hakkasid vaatama, kuhu me siis nagu välja jõuame, et kuhu see pidutsemine ja pralletamine meid viib. Mitte päris selline tavaline sünnipäevapidu, aga pigem selline, ütleme, et reedöö kesklinnas kell 3, et vaatad, kuhu see asi välja viib. Ja sisuliselt need on nagu siis need definitsioonid. Aga kui me vaatame piiblisse, siis me näeme tegelikult ka, et sellest on juttu. Ja eelkõige on nagu juttu võib-olla sellises 3 kohas, natukene laiemalt muidugi väga paljudes kohtades veel, aga sellises 3 sõnapaaris Uuest Testamendist tuuakse neid nagu kombineeritud kokku. Ja ma loeksingi ette siis Rooma kirja 13. peatüki, kõigepealt teksti siis natuke kaugemalt, et sa saaksid aru sellest kontekstis, kuhu see paigutub. Ja tehke seda, teades aega, käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal, pangem siis maha pimeduse teod. Rõivastugem valguse relvadega. Elage kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises. Siin on siis need sõnad sisse toodud. Mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riiuses ega kadeduses, vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega. Ja ärge tehki ihu eest hoolitsemist, imude rahuldamist. Galaati kirjas on pandud sama nagu sõnapaar sisse, kus Paulus kirjutab siis niimoodi. Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjetamised, prassimised, jällegi see sõnapaar. Ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Ja siis sellele järgneb siis vaimuviljade loetelu, et mis on see tõeline vastand siis sellele, positiivne vastand.
ja samamoodi Peetrus toob sisse enda siis 4. kirjas nii, et te olete minevikus küllalt palju aega mööda saatnud paganate tahtmist täites, elades kõlvatuses, himudes, purjutamises, prassimistes, joomingutes, sündsusetus, ebajumala teenistuses. Ma arvan, et siis sisuliselt võib võtta kokku, et nii Paulus kui Peetrus viitavad sellele midagi, mis on nagu, kuulge, et te olete teinud neid eksperimente nende jookidega, te olete teinud nagu, käinud neid purjutamisi, prassimisi, see ei ole mingi uus asi, see ei ole mingi võõras asi. Te olete testinud neid asju. Need ei ole head, need ei vii teid tegelikult sinna, kuhu te tahate jõuda ja teil on midagi paremat selle asemele. Ja sisuliselt võib-olla see minu jutluse mõte ka võib-olla olekski keskenduda eelkõige siis sellele, et mis on see nagu mis võiks olla meie mõtte või suhtestumine siis nende teemadega. Nüüd, mis puudutab alkoholi, mis puudutab purju jäämist, siis me teame piiblist seda, et on nagu 2 hästi selget erandit ja ma arvan, mis on nagu hea eristada. Et ühest küljest puhtalt alkoholi tarbimine ei ole patt. Ja võib-olla see mõne jaoks on täitsa üllatus, aga kui sa ei tea, siis tegelikult Jeesus tarbis alkoholi. Me näeme, Jeesus jõi veini. Jeesus isegi palve peale ühes pulmas tegi veest veini. Nii et kui keegi on sulle öelnud, et alkoholi tarbimine iseenesest on patt, siis tegelikult see ei ole kooskõlas sellega, mida me piiblist näeme. Aga teisalt me näeme ka seda, et purju joomine, ja me hakkame siis võib-olla natuke rääkima, mida see siis täpselt tähendab, see sama purjutamine, prassimine, tegelikult see on patu nimekirjas. Ja see on midagi, mida Jumal ei taha, et me teeksime. Ja siis tuleb see $1,000,000 küsimus, et kust toimub see purju jäämise hetk, või kust toimub see alkoholi joomine muutub purjutamiseks. Võib-olla, ma ei tea, kas me sellele küsimusele suudame täna vastuse leida, aga ma usun, et sisuliselt ma tahaksin nagu pigem mõelda nendele väljakutsetele, mis meil inimestel on. Ma tahaksin kategoriseerida meid täna 3 gruppi ja võib-olla see inimeste gruppidesse panemine või kategooriatesse panemine ei ole alati kõige targem tegu, aga võib-olla selles jutluse kontekstis aitab. Esimene grupp on need inimesed, kes ei tarbi üldse alkoholi. Ja võib-olla on mingi väike osa on, mina olen üks nendest inimestest, mina olen karsklane olnud terve oma täiskasvanu elu ja ma enne siis täisealik saamist ühe episoodi juurde ja pärast jõuan. Aga see tähendab sisuliselt, et ma ei ole leidnud, et alkoholi tarbimisest oleks minu elus nendel eesmärkidele, mis minul on, midagi, mis mind Jumalale kuidagi lähemale viiks või nendele eesmärkidele viiks. Ja alati võib olla keegi, kes ütleb, et kuule, et kas sa ei taha siis rohkem Jeesuse moodi olla, et Jeesus ju tarbis alkoholi, siis mõnes mõttes nagu võiks ju vastata sellele, et kui me tahame Jeesuse moodi olla, siis me võime lasta ennast ümber lõigata, me võime jääda elu lõpuni vallaliseks, me võime Iisraelisse kolida igast asju, mida sa saad teha. Aga see selleks. Mis ma tahaks aga öelda, et see on küll väikse agaga. Et see võib olla minu asi, see on minu otsus, see on minu nagu vaade asjadele. Aga see ei tähenda seda, et sellest võiks tekkida mingisugune usuline dogma. Ja ma arvan, et see on selle karsklaste grupi, kui sina sinna kuulud, kõige suurem väljakutse. Lahutada ära isiklikud valikud sellisest usulisest dogmast. Ja see ei ole nagu tõsi ainult, ma arvan, alkoholi teemaga, see on iga teemaga. Meil on mingi isiklik valik, mis meile tundub väga mõistlik, väga loogiline, väga põhjendatud. Ja siis me korraga tahame muuta seda reegliks kõigile teistele, mis isegi asendab pühakirja justkui. Ja ma arvan, et see on nagu hästi suur selline väljakutse, mida siis analüüsida. Võib-olla see tähendakski siis seda, et kui sina, kes ei tarbi alkoholi, siis kuidas sina suhtestud nendesse inimestesse, kes ei ole otsustanud sellist valikut teha? Milline on sinu hoiak nende suhtes, milline on sinu nagu arvamus ja see on selline libe tee, kus on väga lihtne sattuda sellise, ma ei tea, kas üleolevusse, mitte nagu nii väga, et sa peaksid siis tõesti ennast teistest paremaks, aga vähemalt sa pead võib-olla seda valikut nagu targemaks. Ja mõtled, ma ei hakka nagu vähemalt selliste asjadega tegelema. Et see on, ma arvan, ühe sellise konkreetse grupi küsimus. Kuidas
mitte sattuda selle Galaatia 5. peatüki teistesse nagu tegevustesse, kus me siiski nagu võib-olla ei võitle purjutamisega, võib-olla ei võitle prassimisega, aga võib-olla võitleme mingisuguse kadeduse või mingite muude asjadega seal, enese paremaks pidamisega. Nüüd, ja ma arvan, et see on nagu selline asi, millele me saame siis keskenduda. Nüüd teine grupp on need inimesed, kelle jaoks, kes teavad ise väga selgelt, et see purjutamine ja prassimine on suur väljakutse. See küsimus ei ole nagu selles, et kas see sinu elus võtab kontrolli, sa tahad sellest tegelikult vabaneda kuidagi moodi. Ja ma tahaksin rääkida sinule lihtsalt suure armastusega, et Jumal on sinu poolel, Jumal on valmis sulle ulatama selle abiga ja aitama sind läbi. Ma tean isiklikult lugusi, kuidas inimesed on saanud vabaks ja võitu nendest asjadest. Eestis on selline koht nagu Lootsi küla, mis on spetsialiseerunud Jumala abiga aitamaks inimesi, kellel on olnud alkoholi või narkootikumide või muude sõltuvusse langemise nagu raskustega vaja toime tulla. Ja mu enda kaitseväes üks rühmakaaslane, kes kunagi mulle kirjutas, tead Jakob, et hea, et sa rääkisid usust kaitseväes, et ta sattus ühte otsapidi kuidagi sinna Lootsi külla ja tänu Jumalale sealt ta tuli välja. Nii, et ta sai sellest alkoholi tarbimisest, liigtarbimisest, ületarbimisest võitu. Ja tema puhul ilmselt see tähendas ka seda, et ta tegelikult otsustas sellest loobuda, sest ta nägi, et see oli talle komistuskiviks. Aga kõige selle puhul, kui sinu elus on nagu mingi asi, mida sa tahad välja juurida, siis see on päris suur väljakutse tegelikult. Päris suur väljakutse on midagi ära võtta ja jätta selline tühimik sinna asemele. Ja sellepärast Jumal tegelikult tahab anda midagi muud asemele. Ja kui sina tahad seda välja juurida, siis me näeme Piiblis, kuidas Efesuse kirjas Paulus ütleb, et ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Ja see on täna see sinu alternatiiv, midagi veelgi paremat. Jumala püha vaim võib sind täita, mis nagu annab palju parema nii-öelda laksu sulle kui ükski promill, mis kunagi sa saad sisse võtta. Ja nüüd me jõuame siis nii-öelda selle kolmanda grupi nende normaalsete inimeste puhule. Kõik need ülejäänud on ju, kelle jaoks on nagu küsimus, kuidas olla siis see mõõdukas tarbija, kes siis ei lange purjutamise küüsi. Ja võib-olla on nagu ka oluline vaadata, et kõik, kes nii-öelda võib-olla ühel pool tunduvad alati silmakirjatsejad, teised tunduvad sõltlased, ühed teevad klaasist veinist patu, teised ei saa pudelit kinni panna. Et see on see normaalne kesktee. Aga võib-olla see minu sõnum täna sulle on see, et vabadus vajab tarkust. Ja esiteks võib-olla tähendab see seda, et lihtsalt sa hakkad nagu läbi mõtlema, et Piiblis on ka kirjas, et kõik on lubatud, aga kõigest ei ole kasu. Et mis on nagu siis see kasu, mis sa loodad tegelikult saada ja mõelda, kuidas siis nii-öelda, milliseid piire enda jaoks tõmmata, et sa tead, et sa ei ole nagu endale nagu vabadust lihtsalt kinni pannud, aga sa tead ka seda, et sa teed mingit samme selleks, et hoida, et sa ei langeks nendesse tegudesse, millest me just lugesime, mida Jumal tegelikult tahab, et sa ei teeks. Ja ma julgen öelda seda, et hea on nagu mõelda, ennem ütlesin ka see $1 miljoni küsimus, et mis on see purju joomine või jäämine. Ma mäletan seda, et me olime kunagi aastaid tagasi 12 Eesti kogudusrajajaga sõitmas Tšehhi ja siis meil oli mingi õhtusöök seal tee peal ja siis tulime nagu välja ja hakkasime mõtlema, et okei, et no nii, et lähme siis õhtusöögist edasi. Nii nagu 12 jüngrit ikka, et aga kes siis rooli läheb? Ja tuli välja, et peaaegu oleks saanud ka mina rooli minna tolla noore mehena. Sest tegelikult ainult 3 tükki oleks saanud nagu autosse rooli minna pärast seda õhtusööki. Ja see on võib-olla selline hea mõtteharjutus endale ka, et näiteks Eestis, iga riik on erinev, Eestis on seadus, kus
alkoholi tarbimisel, rool istumisel on lubatud 0,2 promilli. 0,2 promilli on sisuliselt üks alkoholiühik, mis on saavutatav ja see tähendab seda, et see piisab umbes, ma arvan, 250 kuni selline 350 milliliitrit, ma ei tea, siidrit või õlu, sellist lahja õlu või siis võib-olla, ma ei tea, 120-150 milliliitrit veini pokaal. Et sisuliselt, kui sa võtad ühe 0,5 pudeli või sa võtad ühe sellise korraliku nagu klaasitäie veini ja istud autorooli, siis on üsna suur tõenäosus, et sul mõõdetakse see 0,2 promilli ära ja tegelikult sa oled nii-öelda rikkunud Eestis seadust. Ja see on nagu, ma arvan, selline huvitav mõttekoht, et meie riigis on pandud see piir nagu selliseks päris konkreetseks ja mõttekoht, et mis siis, mida on nagu nemad näinud, et inimese käitumises võib muuta nii palju, et tegelikult isegi, ma ei tea, pudel õlu on piisav, et mitte soovitada inimesteni rooli lubada. Ja võib-olla see, et kuule Jakob, et see on natuke nagu ülepanemine, et kuule, et ega see, kui ma võtan siin ühe klaasi, et ega see nüüd puri ei tee ja võib-olla see on õigus, aga ma arvan, see küsimus koht jääb, et kust jookseb see piir ja ma tean nende piiride puhul seda elus, et vahel me alati tahame mõelda, et huvitav, et kuidas ma saaks selle nagu tõmmata nagu nii kaugele, kus ma veel pattu ei tee, et lähen nii-öelda kuristiku ääreni, vaatan alla, head ma siit aga alla ei hüppa. Aga tegelikult piiridega üldiselt on see, et ära pane neid päris, kui sa vaatad nagu auto tees näiteks piirded ka, siis neid ei panda kunagi tee nagu päris täiesti nagu äärde, vaid natukene veel, et sul oleks nagu mõtteline reageerimisaeg. Ja ma arvan, inimese elus on ka, et need ei tasu panna kuhugi sinna, kus me tegelikult nagu neid ületades juba kohe oleme ka nagu pattu teinud, vaid tegelikult natuke eemal, et kus neid ületades meil jääks mõtteruum aega, kus me saaksime mõelda, et huvitav, et mis me nüüd nagu, mis valikud või mis otsused siit edasi lähevad, mida ma saan teha. Ja mida ma võib-olla ütlen nii-öelda siis lisaks sellele matemaatika poolele siin, et on tegelikult see vabadus, see sinu vabadus ei ole vaakumis. Minu elus oli kunagi üks selline episood, kus ma olin noorena trennilaagris ja siis ühel meie trennikaaslastest oli sünnipäev ja siis ma täpselt ei mäleta kõiki neid asjaolusid, aga mingil põhjusel me siis jõudsime, ma arvan, meid oli mingi selline 6-7 poissi, kes siis mõni oli juba täisealine, võib-olla mõni ei olnud, täpselt mäleta igatahes keegi pidi olema, et ühesõnaga osteti ka poest alkoholi. Ja ega ma arvan, et seal midagi kuskil põõsastes, kuskil midagi keegi võttis natukene ja mina olin ka nagu selles pundis kaasas. Aga seal oli ka paar nagu nooremat poissi. Ja mina olin kõige vanem, aga ma olin üks selle hulgas ja siis need nooremad poisid muidugi tavaliselt juhtubki, need, kes võib-olla kõige vähem võiks või peaks, nemad teevad seda kõige rohkem. Ja ma mäletan seda, et see lõppes niimoodi, et me läksime kõik tagasi, nagu sinna, kus me ööbisime, olime seal treeneri juures ja siis võib-olla need mõned nooremad jäid natuke kaugemaks veel kuhugi. Aga tuli välja, et see üks kõige noorematest nendest tarbijatest tuli ikka nagu väga purju oli jäänud. Nii, et sa teadsid, et see purjutamine ja prassimine, et see piir oli nagu ületatud ja kõnnib sisse uksest ja ei saa aru, kus uks on. Ja siis treener ajas nagu selle pundi kokku ja tegi meile nagu päris korraliku loengu. Aga kõige rohkem mulle ei meelde see üks fraas, mis võib-olla siiamaani selle teemaga ütles, et tead jah, et ühe teisele viitsusid ütles Jakob, et sinust ma seda küll ei oleks uskunud. Et see ma tegelikult nagu lähen sellega kaasa ja kuidagi lasen nendel noorematel selliste seisundisse jõuda ja see lõikas mulle täiega hinge. Ja ma arvan, et vist pärast seda ma ei olegi midagi enam kunagi joonud ja tarbinud ja see kuidagi jääb väga sellisse lapsepõlve või sellise noorus ikka, aga see lõikas mulle sellepärast hinge, et ma sain aru, et minu käitumisel tegelikult on veits laiemad nagu tagajärjed veel kui lihtsalt minu enda elule. Et ma olen tegelikult mõnes mõttes nagu eeskujuks, ma olen vastutav kellegi või millegi ees veel. Esiteks ma olen jumalas vastutav, aga ka nagu kaas inimeste suunamise juhtimises, et see ei ole see, et mina võin teha mingeid otsuseid,
minule mõjub see asi niimoodi, onju, aga tegelikult sa vaata selja taha ja mis sust veel nagu järgi jääb või kuhu sa veel enda elus nagu inimesi suunad. Et see on, ma arvan, kindlasti üks teema, mida ka selle nagu purjutamise või prassimise puhul nagu läbi analüüsi enda puhul. Et kuhu minu vabadus mind viib, aga kuhu minu vabadus võib kedagi teist veel suunata. Ja see ei tähenda seda, et me oleme nagu kõigi teistest vastutavad, aga meie eeskuju tahes-tahtmata nagu nakatab. Et minu kogu selle kõne nagu mõte ei ole olnud pidada mingit suurt loengut, ei ole mõtet süübida nagu sellesse detailsusesse, et mis see purjutamine täpselt on, mis promillist lõpuks see juhtub, vaid ma arvan, et selle fookus on see, et kuidas elada seda elu, mida tegelikult Jumal tahab, et me elaksime. Kuidas nagu see vabadus, mille Jumal on andnud, me saaksime tegelikult panna nii, et see ei saa kellegi teise jaoks või meie enda jaoks vangistuseks, vaid see säiliks selles vabaduses. Ja ma arvan, inimesed on erinevad, piirid on erinevad, valikud on erinevad, aga lõpuks me oleme ka üks kogudus ja me tahame olla üks ihu ja kuidagi nagu tervikuna seda teemat nagu läbi analüüsida, et see ei oleks mingi tabu, vaid see oleks nagu need asjad, kus me saaksime seista üksteise ees, me saaksime Jumalas öelda, et ma arvan nii, ma otsustan nii ja ma tahan seda teha nagu julge usu ja puhta südamega. Nii et need on need mõtted, ma lihtsalt saadan need palves kaasa teile kõigile, kes te olete seal teisel pool seda heli või seda videot. Et saame täis vaimu, laseme Jumalale end üles ehitada, võtta selle kõige parema ja kui on aega, siis ka arutelu küsimusi seedida. Nii et Jumal teiega, Jumal meiega, andku ta meile tarkust ja oma vaimu. Kõike paremat.